Objektiivi raadio. Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Mina olen Markus Järvi ja teisel pool internetisilda räägib Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus, ja tere, head kuulajad! Tänane saade on selle hooaja viimane. Kuulete juba kukke kiremas minu selja taga, nimelt teengi seda oma maakodust ning kui looduse hääli siia saatesse tuleb, siis võtke need vastu kui sellise konservatiivse keskkonna vahetu häälitsus. Ja mul on ka siin uksed avatud ja mul on siin ka uksed avatud ja igasugused loodushääled kostavad tuppa, nii et Suurepärane. Aga igal juhul tänases saates me teeme kokkuvõtteid käesolevast hooajast või lõppevast hooajast loomulikult ning vaatame nii Eesti kui maailma pilgul, milliseid sündmusi siis on konservatiivsel leerile märgata. Kus mindi edasi, kus taganeti, kus võideti, kus kaotati ja räägime loomulikult ka Eesti konservatiivsuse hetke olukorrast ja ka võimalikest vastuseisudest konservatiivide enda seas. Arutleme seda teemat samuti. Loomulikult seda teemat võiks arutleda põhjalikult ja pikemalt, aga ma arvan, et nende sündmuste raamistikku saame tuua erinevaid nii-öelda selle hooaja sündmusi. Me ei keskendu ilmselt mingitele sündmustele nagu spetsiifiliselt, vaid mainime need selle jutu raamistikus ära. No, sellise esimese temaatikaga tahaksin alustada, mis puudutab Eestit, et kui me seda hooaega alustasime, siis mäletan, et sinugagi, Veiko, kommenteerisime seda sündmust, mis toimus Eesti Rahva Muuseumis, kus siis toimus selline pidu, kus keegi rõveräppar esitas seal erinevaid asju ning kus siis Eesti Rahva Muuseumi pärand rüvetati ilusti jälle ära, et anti selline kultuurisõja avapauk sügisel kohe sellele hooajale. Ja kui siit otsida märksõnu veel hooaja algusest, siis kui 2025. aastasse astusime aastavahetuse rüvetamistseremooniaga Madame Vaariku poolt, siis see aasta sügisest edasi läks ka ERR-is samamoodi edasi, nimelt isade päeval nägime, kuidas kaks isa astusid teleekraani ette ja rääksid enda niinimetatud abielust ja siis oma enda ostetud lastest surrogaatemaduse kaudu. Ning see tegelikult tõstatab nagu esimese teemana minu arvates selliseks hooaja keskseks kultuurisõja teemaks asutuse nimega ERR. Nägime ka seda, kuidas Rein Veidemann, kes astus omaenda positsiooniga välja, et ei ole mõistlik isade päeval veel selliseid nii-öelda kahe isa saateid teha, võeti oma nõukogu juhi positsioonilt maha ning seda tehti sellise massiivse liberaalse leeri lausrünnaku tagajärjel. Ja siit on tegelikult nii mõndagi konservatiividel nii-öelda kõrva taha panna. Et kui me vaatame seda, kuidas liberaalne leer tegutseb, siis Rein Veidemanni mahavõtmine ERR-i nõukogu esimehe kohalt oli üks selliseid selgeid näiteid sellest, et võetakse sisse selline rünnakurühma positsioon, meedia pannakse tööle, kõik valitsuse ministrid, kultuuriminister, isegi välisminister, akadeemik Tsahkna, peaminister ja teised nii-öelda arvajad tulevad ja ründavad ERR-i nõukogu esimeest, tekitatakse ühiskonnas kliima, kus enam ei saa selline asi toimida, ERR ise mobiliseeritakse Rein Veidemanni selliste tendentsiaalselt konservatiivsete väljaütlemiste vastu. Öeldakse, et ei, et niimoodi ei tohi üks ERR-i nõukogu esimees mõelda ja välja öelda. Ning tulemuseks ongi see, et tehakse asi ära.
Ja kui me nüüd vaatame seda nagu konservatiivsest nagu peeglist seda olukorda, siis kui me mõtleme seda, et viimaseid aastaid siis konservatiividel Eesti ühiskonnas tegelikult ei ole Eestis näidata ette mitte ühtki vastava sisulist operatsiooni, kus asi oleks ette võetud ja ära tehtud. Võib-olla seal, ma ei tea, pensionireform Isamaa puhul oli üks selliseid asju, mis tehti ära ja lastetoetuste suurendamine ka. Aga tegelikult ei ole konservatiivsel väljal nagu selliseid kultuurisõja võite mitte kuskilt ette näidata. Liberaalsel väljal on aga väga paljugi seda ette näidata ning selle taotlus on tegelikult väga lihtne: demoraliseerida oma vastaseid, näidata koht kätte, et niimoodi me tuleme, rammime läbi, me surume selle asja läbi ja asi on olemas. Ja kui nüüd, lõpetan kohe ERR-iga, et nüüd siis hooaja lõpus pandi ERR-i osas valitsuse poolt veel üks selline kontrapunkt maksma. Nimelt kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna juhatusel suruti läbi Riigikogus 2 Reformierakonna poolt ja valitsuse poolt siis nimetatava eksperdi lisamine ERR-i nõukokku, mis tähendab põhimõtteliselt valitsuse poolt ERR-i juhtorganite nõukogu ja ka peagi valitava juhatuse enda otsese kontrolli alla võtmist. Ehk siis ERR-i allutamine veelgi selgemalt valitsuse ideoloogilisele kontrollile. ERR käib aga samas ringi nagu lõugav lõukoer ja tema peamiseks eesmärgiks on ja sõnumiks meile on see, et on vaja raha. 50 miljonist maksumaksja eurost ei piisa, on vaja veel raha ja ERR-i eelarvet on vaja suurendada, hoolimata sellest, et isegi siin ERR-i uue maja ehitusel kuluvad 10 miljonid ei ju kajastu tegelikult ERR-i üldeelarves, need lähevad Kultuuriministeeriumi ja Kulka eelarvest üldse. Et selline on see olukord praegu ERR-iga. Lühidalt kokkuvõttes ERR-ist on minu arvates sellel hooajal saanud selline kultuurisõja massidesse masseerimise üks peamiseid vahendeid ja seda tehakse häbitult, seda tehakse ERR-i enda seaduse vastaselt ja seda tehakse täies teadlikkuses, et see on selline ametlik ideoloogia, mida tulebki massidesse süstida meie enda maksuraha eest. Jah, täitsa nõus, et Eesti Rahvusringhääling ongi ju tegelikult kultuurirevolutsiooni läbiviijate jaoks ideaalne tööriist. See on maksumaksja poolt rahastatud ja samas valitsuse kontrolli all olev põhimõtteliselt suur propagandamasin või masinavärk, ütleme isegi nii, sest ERR ei ole ju üksnes Eesti Televisioon, ei ole üksnes Aktuaalne kaamera või ma ei tea, Marko Reikopi mingisugune autorisaade, vaid see on nii televisioon kui raadio, kui ka portaal veebis, terve suur organisatsioon, mis neelab tõesti ju aastas tohutul hulgal maksumaksja raha, ma ei tea, rohkem kui 50 miljonit on see eelarve vist neil isegi, nad ütlevad, et tahavad juurde saada. Ja need otsused, mis on seoses ERR-iga tehtud, ei ole ju tegelikult niivõrd tehtud mingisuguse nagu, ütleme, vasakäärmuslike aktivistide nõudmisel, vaid seda on tehtud riigivõimu poolt, konkreetselt siis valitsuse ja tema allharude poolt. See on valitsuse poliitika, mis puudutab ERR-i ja mis siis, eriti kui selle viimase seaduse juurde tulla, et kus siis nüüd on ERR-i nõukogu täiendatud väidetavalt poliitilise neutraalsuse sooviga, et seal oleks nagu poliitikute mõju vähem, tegelikult asi on risti vastupidi, nii-öelda sõltumatute ekspertidena annab sinna sokutada siis inimesi, kes tegelikult on ideoloogiliselt täiesti truud ametlikule kursile ja see ongi asja mõte, et hoida seda organisatsiooni siis
poliitilise nomenklatuuri kontrolli all. Minu meelest Martin Helme, EKRE esimees, ütles ühes hiljutises intervjuus, et tegelikult ERR-is ei olegi võimalik enam midagi parandada. Et seal asi ei muutu sellest, kui isegi konservatiivid tulevad võimule ja panevad sinna mingil viisil oma inimese, konservatiivsete ja patriootlike väärtustega inimese juhatuse esimeheks või nõukogu esimeheks või komplekteerivad selle nõukogu uuesti, pööravad tagasi mingisugused varasemad seadused ja reeglid. Ei, kogu see süsteem tuleks laiali saata, ütles Martin Helme. Ja ma olen põhimõtteliselt nõus selle seisukohaga, et sellist väga väärtuslikku instrumenti vasakpoolse kultuurirevolutsiooni teostamiseks ei ole mõeldav rakendada nüüd uue konservatiivse valitsuse teenistusse. No me pigem näeme siis vastutööd kõikidel tasanditel. Hakkab täpselt samamoodi kihama ja rõkkama kogu Eesti peavoolu meediaväli, nii nagu EKREIKE valitsuse ajal, eks ole, kõik need, ma ei tea, natuke üle 2 aasta või see ligi 2 aastat, mis siis Jüri Ratase teine valitsus võimul oli, käis ju päevast päeva üks tampemine meedias. Me hakkame seda täpselt samamoodi nägema. Ei, me peame selgelt teadvustama, et ERR tuleb sellisel kujul laiali saata. Jah, selle asemele võib mingisuguseid muid kanaleid ette näha erakätes ja tõenäoliselt kui ta erastada, siis ongi nagu järgmine otsus, et saab erastajatele, need, kes ära ostavad need kanalid, erinevad ERR-i, kas siis raadio või telekanalid, saab neile siis panna ka mingid kohustused kokkuleppe näol, et säilitavad seal teatud saated, mis rahvale meeldivad, meil on ka filmiarhiiv ja muud sellised väärtuslikud kogumid, mis tuleb säilitada, aga ERR-ist enam asja ei saa. Ja ma arvan, et nüüd see aasta või see hooaeg on teinud meile selgeks. Ja see on isegi laiem probleem, see ei ole ainult ühe institutsiooni küsimus, Rahvusringhäälingu küsimus. Et ERMi puhul, ehk siis Eesti Rahva Muuseumi puhul ma tegelikult küsisin hooaja alguses septembrikuus täpselt seda sama asja, et kui nüüd me oleme vait ja laseme sellel mingisugusel roppröökuril seal ära esineda ja oleme rahul sellega, et nii oli ja kehitame õlgu selle peale, et siis on tegelikult meie kultuur surnud. Ja ausalt öelda, ega ei tulnudki mingisuguseid teravaid reaktsioone. Jah, mõned konservatiivsed poliitikud ütlesid välja, mis nad arvavad asjast, aga mingisugust laialdast ühiskondlikku pahameelt tegelikult, olgem ausad, ei tekkinud. Ja seda võeti lihtsalt kui järjekordselt sellist rüvetavat sündmust, et oli, mis siis ikka, mis me siin ikka teha saame. Ja tegelikult see viib meid hoopiski minu meelest laiema küsimuse ja teema juurde, et siin mõne päeva eest on kirjanik Sven Sildnik avaldanud EKRE portaalis Uued uudised minu meelest väga hea artikli, kuidas konservatiivid kaotasid kultuurisõja. Ja ta alustab seda, öeldes tegelikult asja olemuse juba esimeste lausetega ära, et lääne konservatiivne liikumine tegi suure vea, nad võitsid valimisi ja lõpetasid külma sõja, aga kaotasid koolid, meedia, filmi, kunsti ja noorte südamed. Ja see, mida me täna näeme, see ongi selle kaotuse tulemus. Me näeme, kuidas tegelikult ühiskonnas on toimunud selline pikk marss läbi institutsioonide, siis just nimelt vasakpoolsete kultuuriliste revolutsionääride marss läbi institutsioonide, kuidas üks ühiskondlik institutsioon teise järel on langenud revolutsiooni teenistusse. See on juhtunud ka Eestis, see on juhtunud avalikkuse kas just vaikival nõusolekul, aga paljud inimesed on lihtsalt õlgu kehitanud, ei ole protesti avaldanud, on sellega siis nagu nõus olnud või lasknud sellel kõigel juhtuda. Ja kui tulevad ka üksikud sellised intsidendid, mis nagu ühiskondlikku pahameelt nagu hetkeks üles löövad, paljude jaoks see ERMi juhtum, loomulikult isadepäeva vahejuhtum, mida sa mainisid, kus siis tõepoolest isadepäeval oli ETV
saatesse kutsutud siis homopaar, kes on omale välismaalt lapsed ostnud, kuna see Eesti seaduste järgi ei ole ju üldse lubatav. Nad on selles mõttes Eesti seadust ju rikkunud või eiranud. Eestis ei ole see tegevus legaalne ja ometi neid presenteeritakse kui sellist eeskujulikku perekonda kogu Eesti rahvale maksumaksja raha eest tehtavas peamises telekanalis. Ja see on selle vili, mis on toimunud meie ühiskonnaga juba pikemat aega. See on üks näide sellest, kuhu jõuab välja pikk marss läbi institutsioonide. Meilt on ära võetud nii massiteabevahendid, need on kellegi teise kontrolli all, mingisuguse muu võõra ideoloogia kontrolli all. Meilt on ära võetud tegelikult, olgem ausad, kogu haridussüsteem, koolisüsteem. Lõppude lõpuks mina ütlen, et meilt on ka riik ära võetud, riik ja tema institutsioonid, ka meie riik ja tema institutsioonid, tema ametiisikud, tema, ma ei tea, parlament, valitsusasutused erinevad, töötavad kellegi teise huvides, mitte meie rahva rahvuslikes elulistes huvides. Nad viivad ellu mingisugust võõramaalt pärit ideoloogiat, läänest, ükskõik, isegi kui nad seda teeksid ida puhul, see oleks täpselt samamoodi meie seisukohal võõrideoloogia. Ja mida me siis nagu üldisemalt oleme näinud viimase hooaja jooksul, on toimunud või jätkunud see sama võõrandumine, rahva laiade hulkade võõrandumine riigi võimust ja konkreetsemalt valitsusest. Et valitsuse populaarsus on veel enam kahanenud, ma ei tea, kas seda enam populaarsuseks saab üldse nimetada, sest kui on seal natuke üle 10% valijate toetust ametis oleval valitsusel, siis igas normaalses demokraatias peaks selline valitsus kohe tagasi astuma. Peaksid toimuma erakorralised valimised, et rahvas saaks oma poliitilist tahet väljendada uuesti ja et ühiskond saaks edasi minna tugevamana, ühte liidetumana ja et valitsusel oleks valijatelt värske mandaat, aga praegu me näeme lihtsalt selle olukorra vindumist, olukorra halvenemist, riigivõimu võõrandumist ja mis on kõige hullem, et valitsus, kellel tegelikult puudub valijate kodanikkonna toetus ja ka selline poliitiline mandaat. Inimesed ei oota ja neilt ju enam tegelikult mitte midagi. Et nad on lihtsalt muutunud apaatseks ja on kaotanud igasuguse usalduse sellise süsteemi vastu. See valitsus lubab endale samas väga oluliste poliitiliste otsuste elluviimist. Jätkates neid vanu asju nagu Rail Baltic või mis siin iganes, Ukraina toetamine 100 miljonitega igal aastal meie maksumaksja arvelt. Ja siis samal ajal me oleme jõudnud olukorda, kus me räägime, et Eesti riigi eelarve tasakaal on täiesti paigast ära, et see on enneolematu olukord Eesti ajaloos, kuhu me oleme küll jõudnud, hullem veel kui Kreeka omal ajal. Ja sellest hoolimata valitsus ei kavatse mitte midagi teha selleks, et valijate ootustele, ütleme siis ühiskonna kui terviku ootustele paremini vastata. Võib-olla mingite oma kitsaste huvigruppide ootustele nad tõesti vastavad ja nende huvides, oma toiduahelate huvides ja oma rahastajate huvides ja tegelike kasusaajate huvides nad loomulikult tegutsevad. Aga see ei ole ühiskondlik huvi, see ei vasta meie ühiskonna ootustele. Nii et selles mõttes ERR kogu oma selle problemaatikaga on lihtsalt üks osa sellest võõrandumisest, et tegelikult kogu meie riigi aparaat, riiklik süsteem koos oma allharudega, millest on siis ERR üks osa, on inimestest võõrandunud ja paraku see läheb täpselt samamoodi edasi allakäigukursil ja ma ei ole kindel, et kui ka järgmise aasta märtsikuus tõesti need valimised peaksid toimuma, ka selles võib tegelikult kahelda, et kas nad ikkagi toimuvad korrakohaselt nii nagu ette nähtud, et kas nad siis ka tegelikult mingisugust reaalset muutust meie ühiskondlikus õhustikus toovad või mingisugust ajutist leevendust ja ajutist pingelangust, aga reaalselt need probleemid ju lähevad edasi.
Jaa, ma ERR-i mainisin saate alguses just nimelt selle eesmärgiga, et tuua ERR välja kui tänase Eesti ühiskonna allakäigu sümptomit. Et seda ERR tõesti endast kujutab, aga kui rääkida konservatiivsest liikumisest üldisemalt, siis mina ütleksin, ma ei tea, mitmendat sadandat korda juba siin nii raadiosaadetes kui ka Objektiivi teistes saadetes ja kirjutistes, et lääne konservatiividel pole mitte kunagi olnudki püüdluseks võita enda poole koole, meediat, filmi, kunsti ja noorte südameid. Lääne konservatiivid on olnud valdavalt libakonservatiivid ja see kultuurisõja osa lääne konservatiivide osas on olnud see, mis on viinud põhimõtteliselt lääne sinna, kus ta praegu on. Ehk me oleme olukorras, kus Pariisi tänavad on üle võtnud mingisugused ebamäärase religioosse tausta ja rahvusliku taustaga invasiivsed jõud põhimõtteliselt, kus Londonis ringi käivad inimesed ei saa ennast tunda rahulikult ja turvaliselt ja Euroopa tänavatel põhimõtteliselt on naistele suurem oht sattuda, ma ei tea, mingisuguse vägivalla või seksuaalse ataki rünnaku objektiks kui kunagi varem. Et see on tegelikult otsene tagajärg sellest, mida konservatiivid läänes on läbi viinud. Nad on olnud libakonservatiivid ja kultuurisõjale mitte keskendumine ja rääkida siin nagu majandusest ja muudest asjadest ongi viinud meie ühiskonna sinnamaani tegelikult välja. Ja selle nagu sümptomaatiline olukord on see, et kui võtta keskmine lääne ülikooli selline 20 kuni 25 aastane noor naine, siis ilmselt tema räägib teile, et naise kõige suuremaks ohuks on valge keskealine mees. Ehk siis reaalsusega suhe on kaotatud. See on olnud ideoloogilise invasiooni selline otsene tagajärg, mis lääs, kaasa arvatud ka Eestile on osaks saanud. Et oleme siin ju kuulnud ka seda, et mõned liberaalidest muuseumitöötajad pluss mõned teoreetikud ülikoolidest on ikkagi üritanud ka Eestile kaela suruda koloniaalsüüd. Et mina olen nimetanud seda selliseks nagu popsi kolonialismiks või kadaka kolonialismiks, et kui kuskilt midagi võtta ei ole, siis kuskilt ikka midagi võtta on. Et Eesti on ju väidetavalt sellise Karl Robert Jakobsonliku müüdi järgi olnud 700-aastases orjapõlves ise, aga ei, nüüd anno domini 2025-2026 äkitselt me leiame üles ka enda koloniaalsüü mingisugused idud, mida siis ilusti maha panna ja valget Eesti meest viiskude ja hargiga selles kolonialismis süüdistada. Aga see selleks. Kui tulla nagu kultuurisõja juurde, siis kui vaadata nagu tänast Euroopat, siis võib-olla kõige tõsisemaks kultuurisõja ohuks on olnud Ungari senine valitsus, eelkõige siis Orbani juhtimisel. Et seal on tehtud mingisuguseid samme, mis on tõesti nagu kultuurisõjale olnud ohuks ja sestap loomulikult ka selline tohutu Brüsseli poolne ja igat suunalt tulev hukkamõist Ungari osas. Nüüd me oleme siis näinud, kuidas Ungari rahvas on valinud omale uue valitsuse ja uus valitsus, kuigi nominaalselt konservatiivne, on siiski asunud juba tegema neid kultuurisõja järeleandmisi seal nii-öelda homoseksualismi ja abielu ja teiste asjade vallas nagu ikka. See käib, et need on need peamised asjad, perekonna lammutamine, mida liberalism kõikidelt oma järgijatelt nõuab. Et seal võeti enda alla meedia, võeti enda alla, üritati mõjutada, siis ka rahvusringhäälingut ja üritati teha seda, mida liberaalid on teinud aastakümneid. Muidugi liberaalid seda, kui konservatiiv teeb seda, mida nemad on teinud aastakümneid ümberpööratuna, konservatiivile mitte kunagi andeks ei anna. See on selge.
ja sestap siis ka nagu selline olukord, et Ungaris tõepoolest on see valitsuse vahetus toimunud ja seal kindlasti on nagu konservatiivsele liikumisele tagasilöök antud. Aga tegelikult see teema ulatub nagu kaugemale ja ma siin tooksin sisse võib-olla ka Ameerika Ühendriikide tänase valitsuse, et me oleme kuulnud erinevatelt konservatiivide liidritelt, et Donald Trump on üks selliseid peamisi konservatiivse liikumise suurkujusid praegu maailma areenil üldse, et ta lammutab süvariiki igal pool, kuhu ta astub ja et kõik, mida ta teeb, on suurepärane võit konservatiividele. Aga tegelikult, kui me vaatame sinna taha, me võime näha väga selgelt, et Donald Trump ei ole mitte midagi muud kui seda sama vana ameerikalikku poliitikat, mida iseloomustab siin mõni aasta tagasi ühes intervjuus väljendatud psühhopaatiline naer Hillary Clintoni poolt, kui ta ütles seda, et kui tema saab presidendiks, siis ta tuleb ja pommitab Iraani maatasa. Ning peale seda, kui Trump tõepoolest Iraani sisse läks, ütles seesama süvariiklik psühhopaat nimega Hillary Clinton, et ta on hakanud Trumpi poliitikat täiesti hoopis teises valguses nägema ja näeb seda palju-palju paremini ja positiivsemas valguses, kui ta ennem on näinud. Et nii palju siis sellest, aga kui me vaatame seda, et mida siis nagu Trump on teinud, siis me tegelikult näeme selliseid väikseid kosmeetilisi muudatusi kuskil seal tänapäevase sõjaministeeriumi asutustes, et sellised kõige hullemad nii-öelda sooteooria pooldajad on sealt nagu minema löödud ja tehtud mingisuguseid muid selliseid kosmeetilisi ümberkorraldusi, aga tegelikult Trump kehastab endas täpselt seda sama probleemi, mida Euroopa võltskonservatiivid on kehastanud aastakümneid peale Nõukogude Liidu lagunemist. Et tegelikult ei ole seal mitte mingisugust konservatiivset sisu, see on lihtsalt see sama vana USA juba siis tänapäeval ka süvariiklikule kontrollile ja Iisraelile järgi andnud poliitiline süsteem, mida siis kehtestatakse. Ja tegelikult, kui nüüd ka tänased konservatiivid Eestis mõtlevad seda, et see süsteem on ikkagi kuidagi konservatiivsete väärtuste eest väljas, siis ma arvan, et nad teevad täpselt selle sama vea, nagu Euroopa konservatiivid aastakümneid on teinud. Ehk siis nad karjuvad hurraad ja hoosiannat jõududele, kes tegelikult konservatiivsed ei ole, kes viivad meid täpselt sinna samasse punkti välja, nagu Euroopa konservatiivsus leiab ennast tänasel hetkel. Jah, kui nüüd vaadata tagasi möödunud hooajale sellise välispoliitika vaates, siis ma arvan, et üks katastrofaalsemaid kaotusi oli kindlasti Viktor Orbani võimult maha hääletamine või kukutamine, kuidas keegi seda öelda tahab, ja Peeter Madjari partei võimule aitamine Ungaris, et see kindlasti mõjutab väga pikalt Euroopa konservatiivset välja. Tegelikult me oleme ju näinud, kuidas konservatiivsed jõud, kus nad vähegi on saanud võimu juurde Euroopa riikides ja peamiselt Ida-Euroopa riikides, mitte Lääne-Euroopa riikides. Poolas õigus ja õiglus kaotas valimised mõne aasta eest ja pukki pandi siis selline Brüsselile truu euromeelne valitsus Donald Tuski juhtimisel. Tõsi, nad võitsid natukene positsioone tagasi presidendi valimistel, praegune president on siis ka pigem selline rahvuslikuma ja konservatiivsema hoiakuga. Aga Ungari on praeguseks kaotatud. Ja kui nüüd vaadata üldse Euroopa konservatiivseid või patriootlikke poliitikuid, see ei ole alati nagu üks ja seesama asi, loomulikult konservatiivsus kui selline ideoloogiline suund ja ütleme siis suveräänsus või suveränism, patriootlikkus, et sageli ütleme kas või see Prantsuse Marine Le Pen
on ju vaadetelt kohati üsna liberaalne. Samas on ta kahtlemata ja tema liikumine, tema partei on kahtlemata üks selliseid opositsioonilisemaid jõudusid nii Prantsusmaal kui Euroopa tasandil laiemalt. Ja paljud Euroopa sellised konservatiivsed või patriootlikud liidrid on tegelikult hakanud Donald Trumpi administratsioonist distantseeruma. See on just viimasel hooajal tulnud minu meelest välja, saanud ilmsiks, et nii Prantsusmaal Bardella, kuna Le Pen ise ei saa kandideerida presidendi valimistel suure tõenäosusega, et siis on Bardella see, kes valimiste tulle saadetakse presidendi koha pärast ja tal on ilmselt ka üsna reaalne šanss need valimised võita. Ka tema on distantseerunud Donald Trumpist. Suurbritannias või Ühendkuningriigis Nigel Farage, kellel on samuti reaalne šanss ühel hetkel jõuda mitte ainult parlamenti, vaid ka siis valitsusse. Suurbritannias ka tema on muutunud Trumpi suhtes palju reserveeritumaks, ta ju varem käis Trumpi kampaaniaüritustel kõnelemas ja näitamas oma poolehoidu. Itaalias peaminister Meloni on lausa siin viimastel päevadel olnud sõnasõjas Donald Trumpiga. Et me näeme, kuidas tegelikult Euroopa nii-öelda need konservatiivsemad liidrid on nende, kuidas öelda, suusad on läinud Trumpiga risti, on tekkinud ebakõlad ja selles mõttes ei ole Trump sugugi vaieldamatu konservatiivne liider Euroopas. Ma isegi ei tea, mis poliitikud nüüd väljaspool Eestit võiksid olla suured Donald Trumpi fännid Euroopas. Nüüd, mis puudutab Eestit ja meie konservatiivide suhtumist Donald Trumpi, siis ma muidugi saan rääkida ainult enda eest, oma hoiakutest. Ma mäletan, kuidas pärast tema inauguratsiooni 25. aasta jaanuaris me ühes saates ju arutasime, et nüüd on alanud see liberaalse maailmakorra kokkuvarisemine. Kui nüüd 1,5 aastat hiljem sellele tagasi vaadata, siis saab öelda, et teatud väikseid samme on Trumpi administratsioon ju tõesti ette võtnud. Mingisugused sugu muutnud admiralid on teenistusest ära saadetud ja ütleme, üldine foon on muutunud tõepoolest konservatiividele Ameerika Ühendriikides soodsamaks. See võib-olla avaldub ka mingites osariigi tasanditel tehtud otsustes, võib-olla ka abordi küsimuses näiteks või ka muudes küsimustes, aga tervikuna mingisugust nii-öelda seda läänes sellist valdavat ideoloogiat, selle valdava ideoloogia kokkuvarisemist toimunud ei ole. Et pigemini on Euroopas kaevutud sügavamale liberaalse progressiivse ideoloogia kaitsele ja sündmusi on hakanud varjutama hoopiski Ameerika Ühendriikide sellised geopoliitilised käigud ja avangud, selle aasta alguses Venezuela sündmused ja loomulikult eriti sõda Iraanis, mis tähendab tegelikult väga suurt lõhet konservatiivses leeris, Ameerikas eelkõige muidugi, et ka seal on ju terve rida seni Trumpi toetanud ühiskonnategelasi, meediaisikuid ju Trumpile selja pööranud, hakanud teda kritiseerima oma ühe väga olulise valimislubaduse murdmise eest, et Trump pürgis Valgesse Majja lubadusega, et temast saab rahupresident, et ta lõpetab ära kõik sellised neokonlikud sõjad, mida Ameerika on aastakümneid viljelenud ja nüüd on ta ise algatanud ühe sellise sõja, eks ole, kus tegelikult mängus ei ole mitte Ameerika Ühendriikide huvid, vaid Iisraeli huvid. Aga ma ei taha laskuda sellesse valdkonda niivõrd, et ma arvan, minu seisukoht on läbivalt olnud siin see, et sellele peavad hinnangu andma Ameerika valijad.
see on MAGA valijate ja ka teiste Ameerika valijate ütelda, kas nad on rahul oma presidendiga ja tema administratsiooniga, kas nad näevad tema tegevuses valimislubaduste rikkumist või mitte. Ja nii lihtne see selles mõttes ongi. Nüüd, mis on meie kui eestlaste jaoks oluline, kui Eesti jaoks oluline, on see, et kas Trumpi administratsioon võiks kuidagi toetada konservatiivset liikumist Eestis. Ja kui vastus on jah, et siis mis see oleks, mida Trumpi administratsioon saaks meie heaks teha? Selle heaks, et Eestis toimuks konservatiivne pööre. Võib-olla jällegi see sama taustsüsteemi muutumine on siin oluline, et ikkagi minu meelest on suur vahe, kas Washingtonis oleks olnud Kamala Harrise administratsioon või Donald Trumpi administratsioon kaudses mõttes. Et siin ikkagi selles mõttes see taustsüsteem võimestab teatud jõude. Ta kas võimestab liberaalseid, progressiivseid jõude või ta võimestab mingil viisil konservatiivseid jõude. Kuid teisalt ma ütlen ka selle välja, et mina ei näe, vähemasti seni, ma ei ole seda näinud, et Trumpi administratsioon oleks valmis astuma mingeid samme selleks, et nüüd reaalselt Eestis aidata tagasi tõrjuda seda ideoloogiat, mille vastu nad ise nagu väidetavalt siis ka seal Ameerikas seisavad kogu selle oma programmiga, see MAGA liikumise eesmärgid ja püüdlused, mitte siis ainult Ameerikat suureks teha, aga ka teatud ideoloogilised sellised väärpositsioonid tagasi lüüa. Ma ei näe, et see kuidagi siiamaani oleks juhtunud, et pigem kui me vaatame, et selle hooaja jooksul on siia saabunud Ameerika uus suursaadik Pipko, kes on ka kunagi siin Eestis elanud ja nõukogude ajal Eestis siis ka õppinud Tartu Ülikoolis. Et kui tema siia saabus, siis ta ju tegi teatud konservatiivsetele liidritele ju väga selgeks, mida ta nende väidetest arvab. Kusjuures mina arvan seda, et pigemini rääkisid tõtt need konservatiivsed liidrid sellest ühest kohtumisest Riigikogus. Aga kuna see näitas Pipkot, ütleme Ameerika Ühendriike ja nende huvi negatiivses valguses, et neid huvitab ainult Eesti maavarad ära kasutamine Ameerika huvides, et siis loomulikult suursaadik pidi oma positsioonid selgeks tegema. Kas Ameerika Ühendriigid võiksid, ja siis ma pean silmas praegust administratsiooni, kas nad võiksid avaldada survet e-valimiste lõpetamiseks? Siiamaani seda näha ei ole olnud. Võib-olla kulisside tagal midagi räägitud, ma ei oska seda öelda. Kas nad võiksid näiteks usuvabaduse teemal sõna võtta? Minu meelest ka seda ei ole juhtunud. Tõsi, Ukrainas väidetavalt on siiski neid samme astutud, ka seal on see nii-öelda endine Moskva sidemetega kirik olnud ju režiimi surve all, väga tugeva surve all, aga nüüd paistab, et sealgi läheb see asi seal edasi, et isegi kui mingit survet on avaldatud, siis ei ole see kindlasti olnud piisav. Kas nüüd Eestis ka midagi sellist võiks näha? Ma ei oska seda öelda, et see jääb näha. Ühesõnaga, me oleme nüüd vähemasti täna selles olukorras, kus me ei saa rääkida, et nüüd Ameerika Ühendriikide uus administratsioon oleks andnud kuidagi hoogu konservatiivsele liikumisele Eestis. Ja ma ei räägi meie enda teatud konservatiivse erakonna ja tema liidrite sellisest entusiasmist Ameerika Ühendriikides toimunud muutuse suhtes, vaid ma räägin reaalsetest sammudest. Võib-olla, et neid veel tehakse, võib-olla, et mingit kasu, Eesti konservatiivne liikumine sellest lõikab ja samas on muidugi küsimus ka alati ju selles, et mis hinda meil siis tuleb ka sellest maksta, et loomulikult ei ole see lihtsalt omakasu püüdmatu Ameerika Ühendriikide selline internatsionaalne abi Eesti konservatiivsetele jõududele, vaid ilmselt siis oodatakse ka mingisugust vastutasu, kas siis maavarade näol või mingisuguse julgeolekupoliitilise valmisoleku näol või kuidas iganes. Ja tegelikult ka need teemad on, mis meil tuleks rahvana ja ühiskonnana
omavahel läbi arutada, et millega me siis oleme nõus. Et hea on muidugi ju konservatiividel kiidelda, et meil on seal Ameerika Ühendriikides nüüd heatahtlikult meelestatud administratsioon, meil on head sidemed, lausa isiklikud kontaktid mingite inimestega seal, et see kõik tuleb meile kasuks. Jah, kasuks kellele ja lõppkokkuvõttes, mis hinda me ühiskonnana selle eest peaksime maksma. Nii et mina olen nagu selles suhtes, ütleme pragmaatiline, et ma ei võta nagu väga palju positsioone kõikides nendes muudes praegu konservatiive lõhestavates teemades, olgu siis Iisraeli ja Palestiina suhted või Iraani sõda või ka Ameerika sisepoliitika või mis tahes muud välisteemad. Et kus kahtlemata see moraalne aspekt on oluline ja loomulikult tuleb arutleda ja ka konservatiivide keskel arutleda nende teemade üle ja endale need probleemid selgeks teha. Aga minu jaoks on nagu see piiri on siin see, et on asju, mida me saame muuta ja on asju, mida me ei saa muuta. Et see, kui ütleme mõni Eesti erakond või mõni Eesti liikumine võtaks väga selgeid seisukohti välispoliitika küsimustes, see ei muuda tegelikult ju maailma olukorda minu arvates mitte kuigi võrd. Et kui me võtame näiteks, ma ei tea, Iisraelit tauniva või Iisraelit toetava positsiooni, mõlemaid positsioone on võetud ja väljendatud väga selgelt ja isegi väga, isegi võib-olla omavahel nagu vastuolu minnes, siis tegelikult see ei muuda mitte kuidagi olukorda Lähis-Idas. See lihtsalt on nagu täiendav teema meie oma konservatiivsete poliitikute ja konservatiivse leeri jaoks. Pigemini me peaksime nägema minu hinnangul seda suurt pilti meie oma ühiskonnas, et mis on see, mida me üritame siin üheskoos, vaatamata oma erinevustele ja mingitele erinevatele hoiakutele, sellest hoolimata me üritame saavutada siin, ühed on, ütleme siis, rahvuslased rohkem, teised on konservatiivid rohkem, kolmandad on võib-olla kristlikud traditsionalistid, et on selge, et meil ei ole kõikides küsimustes 100% üksmeelt. Aga meil on teatud ühised eesmärgid, mida me soovime ühiselt saavutada ja ma arvan, et tähtis on keskenduda nendele ühistele eesmärkidele. See on võib-olla nüüd minu meelest selle lõppeva hooaja selliseid kõige tähtsamaid järeldusi või kõige tähtsamaid küsimusi mõtlemiseks siis suvekuudel ja mõtlemiseks ka edaspidi, et me ei laseks nagu konservatiivsel liikumisel lihtsalt ära lahustuda ja ära killuneda, vaid et me suudaksime näha neid eesmärke, mis on meie Eesti ühiskonna jaoks eluliselt olulised ja et me suudaksime keskenduda neile vaatamata võib-olla mingitele erimeelsustele teistes küsimustes. Aga ma ei ole muidugi väga lootusrikas, et see nii läheb. Jah, kui tulla tagasi Trumpi juurde, siis minu selline alandlik prognoos on see, et Trump ei edenda Eesti ühiskonna konservatiivseid jõude väga lihtsal põhjusel, ta ei saagi seda teha, sest ta ei ole konservatiiv. Ja kui sa küsisid, et kelle huvides isegi selline üks või teine sekkumine oleks Eesti puhul, siis siin on väga lihtne vastus. See on alati sekkuja huvides. Ehk siis see on alati Trumpi või tema administratsiooni või USA kui terviku huvides. Ja seda, et nüüd Trumpi administratsioon tuleks ja hakkaks sekkuma Eesti kultuurisõtta, siis see, ma arvan, tuleb täiesti välja jätta oma prognoosidest, et tegelikult me peame nagu ikkagi ka rahvana ja riigi asjadest arutledes aru saama seda, et suurriikidel puuduvad igasugused sõbrad, et eestikene, kui siia sekkutakse, ei ole selline maa, kus keegi mõtleks, et nüüd tuleb siia kehtestama konservatiivset sellist maailmavaadet. No eelkõige olukorras, kus tal endal see konservatiivne maailmavaade on väga nagu savijalgadel, oleme siis nüüd ausad. Aga nende riikide nagu Ameerika Ühendriik, huvi Eesti vastu on pelgalt geopoliitiline ja strateegiline. Võime mainida siin juba välja öeldud maavarade küsimust, muldmetallid ja fosforiit,
aga võime mainida peamise geopoliitilise huvina seda, mis Ameerika Ühendriikidel Eesti suhtes alati on olnud ja see on see, et me oleme 200 kilomeetrit Peterburis ning oleme võimelised ja rahva selline hoiak on selline, et me võime ennast panna tanki, kui on vaja tekitada Venemaale mingisugune probleem. Et meie oleme see piiririik, kes ennast siis võib ohverdada selle nimel, et kuskil Washingtonis mängitakse suurte poiste malet ja meie oleme see väike ettur, kes meie riigi ja rahva elu hinnaga pannakse mängima seda meile eluohtlikku mängu. Ja see on see huvi, mis USA-l siin Eestis on. Mitte mingisuguse nii-öelda konservatiivse, ma ei tea, liikumise toetamine või midagi muud, et loomulikult neid samme ei ole, neid samme pole vajagi ja ma ütleksin tegelikult seda ka paljudele konservatiividele, kes mõtlevad, et Trumpi tegevusest Eestile mingisugust väga suurt kasu tuleb, et mina arvan vastupidi, et ma arvan, et kui tõepoolest oleks vaja kedagi pukki panna, siis USA ilmselt kalkuleerib sellistele müüdavatele tehnokraatidele, nagu tänapäevane Reformierakond ja Liberaalne front. Kui vaja, siis nemad teevad selle töö ära paremini kui praegune Eesti konservatiivne poliitiline liidrid. Et nemad on juba ammu ennast sellele geopoliitilisele gestaltile maha müünud ja nad teevad seda tööd harjumusest juba siin viimased 15-20 aastat. Ning sestap ei ole vaja mingisuguseid uusi liidreid sellele geopoliitilisele suunitlusele, mida USA siin esindab ja mis on tema reaalsed huvid. Ning tõepoolest, ega siis Roman Pipko tõepoolest ju rääkis väga selgelt ära, et millise hinnangu ta andis tegelikult siin Martin Helme väljaütlemistele, et USA huvid on peamiselt seotud maavaradega, öeldi see rahulikult ära ja ega siis siin mingisugusest Trumpi mütsiga tantsimisest ja homohümni, 70ndate homohümni leelotamisest mingisugust suurt kasu ei ole, kui mängus on suured poliitilised huvid ja geopoliitilised huvid, mis USA-l on muutumatud Eesti suhtes. Selles osas, et NATO-l USA-l on muutumatud. Eesti on see väike ettur Venemaa vastas. Ning selle reaalsusega, ma arvan, tuleb arvestada, et kui me räägime siin rahvuslikest huvidest ja räägime sellest, et kuidas suhtuda USA-sse, kuidas suhtuda Donald Trumpi. Loomulikult ka Venemaal ei ole mingisuguseid ideid, et Eesti rahvast ja riiki edendada. Vastupidi, ka seal vaadatakse meid lihtsalt kui ühte nii-öelda platsdarmi või siis ühe platsdarmi võitu, kui meid Venemaa poolt ära võetakse. Et üks oht Venemaa suunas on elimineeritud. See on, ma arvan, Venemaa vaade. Et sellises olukorras tegelikult Eesti konservatiivne liikumine peab nagu kogu oma pea külmana hoidma, et need on need geopoliitilised realiteedid ja igasugune pugemine meie suurima liitlase juurde ideega, et justkui võiks Eesti nüüd Trumpi administratsioonile teha seda sama, mida on põhimõtteliselt tehtud ju aastakümneid USA erinevate administratsioonide suunas ja äkitselt see ei olegi enam rahvuslike huvide reetmine, nagu näiteks siin fosforiidi kaevandamine ja ma ei tea, muldmetallide USA-le maha äritsemine. Et see nüüd äkitselt oleks nagu midagi täiesti erinevast klassist, kui seda ütleb välja Martin Helme, kui seda on pool aastat tagasi öelnud välja akadeemik Tsahkna, siis mina sellega ei nõustu, et need asjad jäävad täpselt samasuguseks, ütelgu seda välja Tsahkna, ütelgu seda välja Helme, ütelgu seda välja ükskõik milline Eesti poliitik. Kui keegi väidab, et Eesti maavarad on põhimõtteliselt vahend, millega me võime kaubelda siin oma julgeoleku küsimuses, siis me tegelikult
oleme nagu väga-väga õhukesel pinnal, me oleme sellel pinnal, et me oleme tegelikult Eesti suveräänsuse maha mänginud. Ja see on, siin ma olen nagu avalikult kriitiline tegelikult siin ka Martin Helme väljaütlemise osas. Samamoodi nagu ma olin eelnevalt kriitiline Margus Tsahkna sama sisulise väite osas pool aastat enne Martin Helme väljaütlemist. Ja mida siis nagu konservatiivid peaks tegema või mis on see peamine idee? Mina arvan, et konservatiivse liikumise südames peaks olema ikkagi selline Eesti suveräniteedi absoluutne austamine. Et see on nüüd see peamine küsimus, et kas me suudame tarkade valikutega oma suveräänsust kaitsta siin selles olukorras. Ühelt poolt loomulikult diplomaatiliste suhete hoidmist Ameerika Ühendriikidega, teisalt diplomaatiliste suhete avamist Venemaa suunas tähendab see seda. Ja targalt laveerides kahe suurvõimu vahel, aga mitte ennast nii-öelda naha ja karvadega, saba ja sarvedega maha müüa ühele poliitilisele gestaltile ja siis mängida selle poliitilise jõumängu ilma igasuguste reservatsioonideta. See peaks olema konservatiivsuse südames oleva suveräänse liikumise üheks peamiseks küsimuseks, kuidas see asi ära lahendada. Ja kui me tegelikult ka idee poolest juba loobuma Eesti suveräänsusest ja ütleme, et kas siin maavarad on müügiks meie suveräänsuse ette või eest või tont teab mida veel, siis me tegelikult oleme juba reetnud tegelikult konservatiivsuse keskmes oleva Eesti iseseisvuse aate. Et kui ei ole Eesti iseseisvust, siis tegelikult me ei saa rääkida üldse mingisugusest konservatiivsest liikumisest tervikuna. Ja loomulikult oleks siin palju rääkida nagu, ma ei tea, Trumpi ja USA režiimi Iraani sõjast ja ma ei hakka sinna praegu laskuma, sest meie saade hakkab vaikselt läbi saama. Meil on veel mõned minutid aega, aga tegelikult see küsimus, kuidas me suhtume erinevatesse geopoliitilistesse sündmustesse, siis nii palju ma mainin küll, et tegelikult selle küsimuse tuumikus ju on ikkagi selgelt moraalsed väärtused. Et nii, ma ei tea, võõraste riikide poliitilise ellu sekkumise puhul, nende maha pommitamine ja nii edasi, poliitiliste liidrite tapmine, nii-öelda selline märatsemine geopoliitilisel välja, sellel on selgelt oma moraalne dimensioon. Ja seda peab konservatiiv arvesse võtma, eelkõige olukorras sellepärast, et tal tegelikult, nagu Lennart Meri ütleb, ei ole mingisugust muud tuumanuppu peale selle moraalse autoriteedi või siis kasutame seda sõna nii-öelda rahvusvahelise õiguse, sest kui tema suunas, meie suunas, siis tuldaks samasugust poliitikat ja sekkumist ajama, nagu USA on seda teinud Iraani suunas või ma ei tea, Venemaa, Ukraina suunas, võtame ükskõik millise konflikti ja me oleme sellele takka kiitnud ühel või teisel viisil, siis meil tegelikult puudub moraalne vundament, millele tugineda, kui meie suhtes midagi sellist tehtaks. Ja kui me ise oleme oma sõduritega käinud valutamas Iraaki ja Afganistani, ja oleme seda takka kiitnud ja heaks kiitnud ja öelnud, et see on kõik suurepärane, siis mis on meie moraalne selline seisukoht siis, kui meie suhtes vastavaid asju ette võetakse? Null. Et põhimõtteliselt ise oleme selle häda omale kaela kraaksunud. Et see on tegelikult minu jaoks nagu üks peamiseid küsimusi konservatiivsel väljal, kuidas jääda iseseisvuslaseks, suverenistiks, sõltumata meie väga olulisest nii-öelda nõrkusest, meie väiksusest. Aga teine on see, kuidas ka säilitada moraalne
tuumik geopoliitiliste sündmuste juures ja siin minu arvates on peamine nii-öelda lahkheli ka konservatiivide juures ja me peame kahjuks selle hooaja lõpus tõdema, et Eesti konservatiivsel väljal on tõsised lõhed sees ja ma arvan ka, et ega need lõhed siin ilmselt niipea ei parane, kuigi ma loodan ka, et Eesti sisestes küsimustes, kus tegelikult ju mingisugust erisust või poliitika erinevust ei ole märgata, et nendes suudetakse teha edaspidi ikkagi koostööd. Aga need on olulised küsimused, mida siis tõesti suvele vastu minnes läbi mõelda ja arutleda isekeskis. Jah, mina oma taustalt, olles vaimulik, olles teoloog, pean kõige olulisemaks ikkagi meie enda ühiskonnas toimuvat, neid kultuurilisi moraalseid protsesse, mis meie rahvast kannavad, suunavad, kujundavad ja selles mõttes mul on alati olnud natukene vastumeelne süveneda igasugustesse geopoliitilistesse küsimustesse ja võtta seal positsioone ja võib-olla ma lihtsalt ei mõista neid asju nii hästi kui mõni teine, aga ma olen veendunud selles, et meie enda kodune elu, Eesti sisene elu sõltub ikkagi väga suurel määral sellest, millised positsioonid meie oma konservatiivne leer siin võtab ja mida ta peab oluliseks. Nii et jah, selle hooaja viimases saates seda hooaega kokku võttes ja hinnangut andes ma paneksin meie kõikidele erinevatele konservatiividele ja inimestele, kes on vähegi praeguse sellise peavoolu suhtes alternatiivsel seisukohal, paneksin südamele, et me suudaksime oma pilku teritada ja fokusseerida just nimelt nendele Eesti ühiskonda kujundavatele ja suunavatele teemadele, sest me ju tegelikult selles saates ei jõudnudki enam rääkida rahvastikukriisist, moraalsest kriisist, ühesõnaga kõikidest nendest kriisidest, millesse meie riik ja meie rahvas on nüüd viimaste aastate jooksul libisenud, üha sügavamale kuristikku me vajume. Me peame tegema meeleheitlikke pingutusi, kui me tahame, et meie rahvas jääks püsima. Me ei räägi isegi mitte enam riigi püsimisest. See on ka loomulikult oluline, et me ka seal säilitaksime suveräänsuse ideaali ja püüaksime leida neid viise, kuidas oma riiklikku iseseisvust kaitsta ja arendada, aga ennekõike me peame konservatiividena tegelema meie oma ühiskonna ees seisvate väga suurte ja põhimõtteliste küsimustega ja ma loodan, et uuel hooajal me suudame natukene nendes asjades leida suuremat üksmeelt ja koostöövaimu. Ma tänan teid kuulamast, head inimesed, kes te olete kogu selle hooaja meie saateid, arutlusi kuulanud. Soovin teile kaunist suve ja tänan sind, Veiko, heaks vestluspartneriks olemise eest ja loodame, et järgmisel hooajal saame siis seda saadet jätkata. Aitäh kutsumast ja ka minu poolt kaunist suve kõigile ja uute kohtumisteni. Selline oligi selle hooaja viimane Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan veel kord kuulamast ja näeme või kuuleme juba kas augusti teisel poolel või vähemalt septembris. Kõike head! Objektiivi raadio.